Tere tulemast Automobiili Curato kanalile. Olen Joonas ja tegelen hovikorras autodest müügivideote tegemisega. Seega, kui vajate abi mõne auto müügi puhul, siis võtke ühendust. Aitan hea meelega. Täna meie ees on siis 1974. aasta 2V 116 Mercedes-Benz 450 SEL 4,52 liitrise V8 mootori, automaatkäigukasti ja taguveoga Mercedes 1974. aasta Euroopa aasta auto. Ja lähme vaatame seda, ma arvan, et võib öelda unikumi, kuigi tal musta numbrimärki ei ole, lähemalt. Esimene asi, mis ma tahaksin siin välja tuua, on need esitulede kojamehed. Mina olen sündinud aastal 1990 ja vänetan väiksena seda, et ma vaatasin, kas autol on esitulel kojamees või ei ole. Panin tähele selliseid asju juba tollal, mis iganes vanuses ma olin, 5 või 6. Aga lähme siit edasi. Veel, mis tasub kindlasti välja tuua. Mercedese täht on ilusti ees. Need on sellised väikesed detailid. Aga auto seisukord üldiselt on selline, kuidas siis eesti keeles öelda, et see on nagu masin, mida on kasutatud sõitmiseks. Läbisõit täna on tal siis 232 000 kilomeetrit ja seda on näha igalt poolt. Näiteks siin on väike märk. Siin on näha värvikulumist. Ma katsun kuidagi päikest enda kasuks ära kasutada. Auto seisib puu all, see on natukene puuvaiku. Aga kapoti peal, siin on üks tõesti tüüpiline kivitäke. Siin on näha mingi väike märgikene. Aga nagu ikka, kõik autod, mida on sõitmiseks kasutatud, ma ei ole näinud selle auto puhul ühtegi eriskummalist märki selles suhtes, mis ei teki normaalsest kasutusest. Siin koopa serv on natuke roostes, kui siin oleks sporilapat, siis seda juhtuks. Seda juhtub ka uutel autodel enda kogemusest 2005–2010 Audi A6 C6-ed on sarnaste murede käes kannatanud siin samamoodi ees. Ma tõesti vabandan, ma ei saa selle päiksega mitte midagi teha. See filmine jääb natuke õhtu peale ja õhtupäike lõikab väga sügavalt, siis on raske leida neid õigeid nurki, kus päike ei paista kaamerasse. Vaatame, siit on näha natuke, et seda külge on vist, ma ei olegi kindel, kas värvitud ja siit on nagu natuke näha. Ma tõesti ütlen teile ausalt, ma ei näe absoluutselt, kuna päike paistab ka minu telefoni ekraanil, et kui hästi see filmile jääb. Aga ühesõnaga siin on näha, jah, natuke nüüd näen, ta jääb ikka peale. Ja selliseid väikseid märgikesi leiab igalt poolt. Tegelikult, siit on nii-öelda kriipsud ja kraapsud on nendel kroomdetailidel peal. Kui vaatame siia, võib-olla kõige hullemad kohad on siin tagu rataste juures. Need rooste kohad. Ja siin ma näen, kas see on siis mingi kriips või kuidagi on pihta mindud või on ka mingisuguseid värvitöid siit on tehtud. Aga üldiselt, kui astuda natuke eemale, siis midagi drastilist ei ole. Nüüd, vabandan, filmimisolud lähevad eriti keeruliseks. Siit tagant poolt. Kindlasti me leiame kuskilt. Siin pamperi peal on väike märgikene. Ja siin veel eks ta ole pihta saanud autodega, millega sõidetakse, kipub nii juhtuma. Aga üldmulje on hea. Nüüd valguse käes muidugi ei näe. Siit näha on, et tagumise luugi pealt, et siit on nagu veidi ära kriibitud. Aga selle valguse käes, jah, vaatame vastu valgust. Midagi on näha. Ütleme, normaalses päevavalguses oleks seda kõige õigem teha. Seda mul kahjuks hetkel võtta ei ole. Et selliseid niisuguseid kohakesi on üle terve auto. Aga arvestades, et kui vanas auto siis tänaseks päevaks on, ma ei oska arvutadagi nii palju, 52 aastat või, et siis seda arvesse võttes on kõik üsnagi ikkagi viisakas. Võtame siit eemalt. Vist esikoobas ka natuke lähemalt. Sealt on ülestõstmise koht. Tungimise koht. Aga nii, siit jäi natuke silma. Ei ole, see valgusega pettis ära. See liist käibki siit niimoodi. Aga autol on katuseluuk. Ja saab veel mainida.
Aga selline ta üldiselt väljast on, et noh, igati viisakas, arvestades, et seda autot on ilmselt hobisõitudeks kasutatud ja auto on 52 aastat vana, 232 000 kilomeetrit on kelladel ees. No vaatame sisse. Seest on selline tõeline vanakooli auto feeling. Kui siit midagi välja tuua, kui me vaatame neid istmeid, siis need ei näe isegi nii kulunud välja. Sellel autol ma siit päiksevalgusega ikka näha, eks see nahk ikka natukene kulub aja jooksul, aga näeb ühtlaselt suhteliselt viisakas välja kõik. Elektriaknad on sellel autol. Tundub, et mingisugune konditsioneer ka. Vabandage väga, need kõik nupud on mulle hieroglüüfid. Ja tõesti, kui ma vahest neid videoid teen, eks ma ka kiirustan. Mul on ka vaja mingis ajaraamistikus ära teha, nagu täna õhtu on juba käes, eks siis on vaja valmis saada. Mul tõesti ei ole aega kõike läbi proovida. Vaatame siit. Rool on selline kummist, on isegi üsna hästi ajale vastu pidanud. Siin on selline huvitav märk, mulle see märk meeldib. See on nagu boksermootori märk, ilmselt midagi piduritega seoses. Vaatame korra. Nende velgede taha ma vist hästi ei näe. See on ikka kettad. Ja taga on ka kettad, nii et väga modernne auto oma aja kohta. Vaatame siia taha. Taga samamoodi ja elektriaknad. Käsitugi on keskel, aga väike, kuidas siis öelda, taskud, kuhu saab asju panna. Tuhadoosid muidugi, mis on väga ajakohased sellele autole. Ajastukohased, vabandust. Aga siit taga nagu muud suurt midagi näha ei ole. Üleval on valgusti ja see on suur eesti keel longab. Käepide. Siit on näha ka siis seda katuseluuki. Aga selline ta siit sest üldiselt on. Ma tõesti vabandan. See valgusolud on väga keerulised filmimiseks, aga katsume siit kuidagi hakkama saada. Vaatame ka pagasnikusse. Pagasnik käib siis või pagasi luuk avaneb sellisest nupust ja siit saad tõsta ülesse ja noh, selline väga lihtne, et ilmselt siin on metall on all, katsume, ma ei filmi vastu päikest kuidagi, metall on all ja siis lihtsalt on vakstu peale pandud ja riie. Aga nagu G-klassil siis samamoodi sellist nükest kvaliteetset tümpsu teevad need uksed, kui neid kinni ja lahti teha ja siin on niisugused käepidemed. Aga nüüd katsume selle kapoti lahti saada, selleks on vaja 2 kätt. Ma panen korra selle kaamera täitsa maha, sest ma ilmselt ei saa seda hakkama filmimise ajal. Ja siin kapoti all siis, las ma mõtlen, 6,5 liitrine oli M100. Kas oli M111, 4,5 liitrine V8. Ühesõnaga umbes täpselt panin pihta, 6,5 oli M100, 4,5 oli M111 või midagi, ma panen selle ekraanile, aga selline vana hea karburaatoriga veel mootor. Ja näitan teile siit kergelt kapoti alt, milline ta välja näeb. Siit sealt on ikka märgid, et selles suhtes ta ei ole otseselt muuseumi auto. Aga ta on väga viisakas masin nükeseks päris sõitmiseks, hobikaks, ma arvan. Ma näitan korra siia. Pakun, et mitte see aku ei ole liiga väike, vaid see on märk sellest, kuidas akutehnoloogia on ajas muutunud. Kui varasemalt oli nii suurt akut vaja, siis nüüd saab väiksemaga hakkama. Ja siin on mingisuguseid detaile veel kindlasti, mida võiks välja tuua. Aga üldiselt ma näitan teile siit kiirelt üle ja nagu ikka, oma silm on kuningas. Põhjakatet ei ole, huvitav, kas see oli tavapärane tol ajal, aga sellel konkreetsel autol ei ole. Kõmaki. Ma lasin selle kapotil kukkuda, ma ei vajutanud seda kinni. Niuke tume müts käib, aga oleme nüüd teinud siit ringi peale autole ja teeme siis väikse proovisõidu ka nagu alati.
Teeme siis nagu ikka ühe proovisõidu ka. Esimene asi, mis ma ilmselt peaksin ütlema selle autoga seoses on, kui mõelda seda, et meie vanaisad ja nende vanaisad, millega nemad siin teisel pool raudset eesriiet sõitsid aastal 1974, siis see auto ilmselt aastal 1974 oleks neile küll täielik kosmoselaev tundunud. Et meie, kes paratamatult ilmselt siin Eestis, mina olen isegi nõukogude toode veel, oleme siin kasvanud üles raudse eesriide ajal või järgses ajas, siis väga hästi oleme tuttav nõukogude rauaga ja tollal siis läänemaailmas, ilmselt läänemaailma inimeste jaoks on see lihtsalt üks vana auto, aga siis sõitsid siin ringi sellised masinad. Ja üks asi, mis mulle kohe silma jäi selle masina puhul on see, et see V8, ta on küll täiesti jõuetu, oleme ausad. Kui nagu gaas põhja lüüa ma proovisin, siis nagu suurt midagi ei juhtu, aga see vääne alt, kuna siiski on ilmselt päris niisugune jäme vänt võll, ajab päris raskeid kolbe ringi, siis vähemasti alt väänet on tal mehiselt selles suhtes, et koha pealt nagu minema saab väga reipalt. Et ta ei ole kuidagi kehvem nagu kui tänapäevased autod, aga jah, ega tal nüüd erilist jõudlust nagu ei ole. Siin kohal sõidame sealt üle traditsioonilise künka, ma siis räägin ühe loo ka. Käisin kunagi mina siis oma esimest autot ostmas, ma olen seda lugu rääkinud ka muidugi mõnes teises videos, aga 2015 aastal Saksamaal ostsin C5 RS6, 2003 aasta oma ja ilma pikema jututa selle C5 RS6 eelmine omanik ütles, et C5 RS6 2003 aasta tol hetkel 12 aastat vana auto, et she's an old lady. No ei olnud ta mingi old lady, ta oli päris uus auto ühe eestlase jaoks. Eriti arvestades seda, et tegemist oli RS6-ga. Aga vot see auto kindlasti on ka old lady. Kahtlemata on tegemist ühe old iron lady'ga Margaret Thatcher ratastel. Et seda ta on. Ma ei ole nüüd kindel, ma tean, et seda autot oli nii 3 kui 4 käigulisena, et kumb käigukass siin on. Ausalt öeldes, siin on Drive, S ja L. Ma ei ole vanade autode ekspert, ta võib olla 3, ta võib olla 4. Ma arvan, et see ei olegi tähtis selle proovisõidu ajal, et see kõik on selline kuulutuse kirjelduse info või siis päris omanikuga suhtleme, et mina lihtsalt demonstreerin teile. Ega ma suurt siit video teel edasi anda ei saa muud kui see, et see auto sõidab, pidurdab, käivitub, rool läheb enam-vähem seal suunas, kuhu rool on suunatud, et kõike seda ikkagi tuleb kogeda päeva lõpuks ise. Näiteks seda, kuidas nagu vanas Ameerika filmis. Päris tegelikult nii hull selle autoga ei ole. Otse sõitmiseks ma ei pea rooli viibutama. Lihtsalt see rool on väikse lõtkuga, ütleks niipidi. Aga näed, ta ju, ütleme, ega me siin nüüd ei kihuta, eks 40-ga, et ta läheb ju seal suunas, kuhu ma ta panen. Et kas just kohe? Ikkagi üsna kohe reageerib. Okei, väike surnud soon on peale seda. Ideaalsed tingimused vastu päikest filmida. Aga ta ikkagi sõidab ja läheb seal suunas, kuhu sa suunata. Ja ka pidurdamisel, ketas pidurid ees ja taga suhteliselt tavapärane piduri booster nägi välja kapoti all. Et siis, sellist hirmu päris ei ole olnud, et seisma ei jääks. Ega ma nüüd teda proovile otseselt pannud ei ole, et seda ma ei kavatse teha ka. Et vanad autod, ma ei ole vanad autode ekspert ka, eks, et peame neist ikkagi lugu, et kui sellised autod endiselt liiguvad, et siis sõidame ka nendega lugupidavalt.
sealt taga ikkagi midagi koliseb kohati nagu kui ma gaasi lahti lasen. Kui ma gaasi panen, siis nagu ei kolise. Aga ma ei ole niivõrd ekspert. No nüüd ei kolise näiteks. Praegu ma gaasi ei pane, eks. Veereme vaba käigul. No, paneme natuke gaasi. 60, 70, 80 aitab ka. Noh, ilmselt siin on S, ma nüüd ei oska pakkuda, vaevalt S-Sport oli tollal. Need on saksa keeles ka ilmselt. Aga L on äkki, võiks olla low. See pidi Ameerikast vist pärit masin olema, jah, kui ma hakkan mõtlema selle peale. Seda omanik mulle ütles, et äkki siis on inglise keeles on äkki sport ja low või. No, ma lähen sinna spordi peale. Ja masin on oluliselt reipam. No, teeme siin ühe kiirenduse, kui me juba sõidame siin, et ma omanikult küsisin igaks juhuks, et ega sellel autol mingisuguseid eripärasid ei ole, et ma ei tea, pärast ei lähe käima või midagi, siis nagu ei tohiks olla. Me oleme selle S-i peal, ta tundus oluliselt reipam. Kogemus ka siin eelmine kord G55-ga sõites, et ise käiku alla vahetades oli see kiirendus oluliselt jõulisem. Vaatame, nüüd me oleme S-i peal, ta ikkagi vahetab käiku ja aga ju siis see on 4-käiguline ja ta hoiab siis ühe võrra madalamat käiku. No, meil on 50 sees. Kiirendame. Ja kapoti alt tulid mingi rihmavilin ja igaks juhuks ma ütlen, ma ei taha kiusata teda, et eks selline väike aukartus ikka ole päeva lõpuks, et tegemist on nii vana masinaga ja noh, ma ekspert ei ole, siis ei taha siin otseselt kuidagi kahju tekitada sellele autole. Et lihtsalt temaga ongi rohkem selline tõesti sõidu nautimine kui midagi muud. Et mis temaga ikka rohkem teha on. Sõidame siit natukene veel ja siis nagu ikka tõmbame proovisõidu koomale seal. No, siin saab sõita 90-ga. No, nüüd meil on ilmselt enam-vähem 90 sees. Ütleme, tuule päris kõva tuulevuhin kostub kabiini siin 90 juures. Huvitav, kas seal püsikas on? Ilmselt mitte. Võimalik. Ma ei näe küll hetkel, aga no ma ei ole ekspert ka. Ja no okei, siin on nagu rohkem tunda, et vahepeal ma pean roolima, et oma rajas püsida. Aga no 90-ga kannatab sõita küll. Et kokkuvõttes, eks see auto ja sellega sõitmine, kui sa oled modernsete autodega harjunud, on üks suur elamus. Aga jah, siit otsapidi olemegi jõudnud ka enda ärapööramise kohani, et ma arvan, et mis mul siin ikka suurt testida on, et need, kes autost huvitatud on, nagu ikka on teretulnud autot oma käega proovima. Minu video eesmärk on siis eelkõige anda mingisugune esmane indikatiivne ülevaade autost, et oleks selline väike teadmine juba, kuidas masin tegelikult siis koha peal välja näeb sinu silme ees ja edasi on küll puhtalt oma silm kuningas. Aga nagu ikka, siin traditsiooniliselt lõpetame selle proovisõidu Vatsla sildi juures siin parklas, et aitäh kõigile, kes vaatasid. Seekord küll natuke selline lühem video, aga noh, ärme nüüd vana inimest siin vastu õhtut Old Lady't väga proovile pane, et katsume ikkagi elusalt ja tervelt koju jõuda, nii mina kui Old Lady. Aga aitäh, et vaatasite ja kohtume järgmises videos. Head õhtut!